Lugupeetud kolleegid, austatud külalised. Mul on äärmiselt hea meel täna siin selles meeldivas seltskonnas esineda. Et sellise tõesti märkimisväärse sündmuse puhul. Kui siin teised kolleegid juba ütlesid, et me enam ei ennusta, me juba räägime reaalsetest asjadest, siis mina hakkan jälle ennustama, unistama. Ja minu ettekanne pealkiri Tehnofriiki unenägu, võib-olla isegi vanematele inimestele ei ole väga hästi arusaadav, aga tegelikult see tehnofriik termin, see tähendab, või see ei tähenda midagi muud kui inimest, kes natukene rohkem tunneb huvi või püüab uusimate tehnoloogiatega ja nende trendidega, kursis olla. Mulle on kahjuks eraldatud ainult 20 minutit, rääkida ma tahaks palju rohkem, aga selleks, et jutt kuidagi ikkagi ei läheks väga laiali, ma kasutan spikrit, sest see on täpselt 20 minuti peale kirjutatud. Ma loodan, et ettekannes käsitletud teemad tekitavad siis sellise hea platvormi diskussiooniks, mis peaks väga hästi sobima siis peolava kõrvale. Ja ütleme niimoodi, et see ettekanne sisaldab vaid ainult ühte võimalikest stsenaariumitest, mis tugineb viimaste tehnoloogiliste saavutustele ning meie järelekasvu käitumise mudelile. Kas nüüd, et 50 aastat on siis palju või vähe? Et kui me vaatame nüüd 70. aastatest meie aastasse sisse, siis Microsoft on väike ettevõte, kus töötab 3 inimest. Ja Steve Jobs ja kolleegid panevad kokku personaalarvuti prototüübi Apple 1. Umbes samal ajal siis Kodak esitab esimese digitaalkaamera ning Motorola saab patendi, siin on juba telefon, aga tegelikult ta saab patendi kaaskantavale telefonile. Paljud teadlased, visionäärid, futuristid, leiutajad usuvad, et arvutid suudavad muuta meie tulevikku. Lähtuvalt omal keskkonnast ning tehnoloogia arengust inimesed arvasid, et 21. sajandi alguses suurem osa inimesi istuvad ümber lendavate liiklusvahenditele ning naudivad sellise lendamise mõnu täiega. Ja siis eriti sellise laia ilmavaadega või sellise futuristid arvasid, et tuumaenergeetika areng võimaldab odavat energiat, mis omakorda võimaldab selliseid ulmelisi nagu transpordiliike. Kas keegi äkki teab, millest siin jutt on? Tegemist on sellise liikuva hotelliga, et kõlab päris hästi, et miks mitte osta endale kruiisi Hispaaniasse ning niimoodi mugavustega veereda mööda Euroopat sinna siis Vahemere kallale või rannikule. Et Isaac Asimov, Bostoni ülikooli biokeemia professor ning ühtlasi ka üks tuntud USA kirjanik, täpselt 1964. aastal siis New Yorgis toimunud maailmanäitusel esitatud toodete ja tehnoloogiate siis põhjal ennustas, kuidas maailm võiks välja näha 50 aasta pärast ning millised siis tooted võiks kohata 2014. aasta maailmanäituse paviljoonides. Ta arvas, et köögis on meil masinaid, mis muudavad veekohviks, küpsetavad rööstisaia, praevad muna ja peekonit, et hommikusööki saab tellida masinatelt konkreetseks kellaajaks. Kodudes on roboteid, mis on küll aeglased ja kohmakad, kuid see ei takista neil kodumajapidamistööde tegemist. Väiksete lastele pakub erilist mõnu raputada mööda põranda, laiali igasugused asju ning jälgida, kuidas tolmuimeda liigitab ning otsustab, mida imeda sisse, mida panna kõrvale. Et Asimov ennustas väga täpselt väga palju tooteid ja tehnoloogiaid, kuid ta pani kõvasti möödas maailma sotsiaalse mudeliga. Et erilist huvi meile võiks pakkuda teemad, mis puudutavad tuleviku liikuvust, teede ehitust ja transpordivaldkonna. Et siin koha peal ta ütles niimoodi, et teed ehitakse teede ehituse tehastes. Kiirteedel liiguvad eraldi radadel pikad bussid.
tuttav pilt, jah. Üha rohkem liiklusvahendeid liigub õhus circa 30-60 cm kõrgusel maapinnast ja siin on ka üks selline futuristlik mudel, aga tegelikult ju jutud käivad, et seal nagu kuidagi Helsingist Tallinnasse võiks olla üks selline kanal ehitatud, kus nagu hästi kiire rong hakkab liikuma. Aga palju panustatakse selliste tarkade liiklusvahendite arendamisele, mida muuhulgas saab saata sihtpunktisse, mis suudavad liikuda täiesti automaatselt üksteist vältides. No seda tõesti on sellest väga palju räägitud juba. Arenenud riikides muutuvad suured kiirteed ebaotstarbekaks. See on üks selline, ilmselt lähtuvalt nagu nende eelnevatest arendustest. Kesklinnas esivad liikuvaid kõnniteid, mis on tõstetud transpordiliiklusest eraldi tasemele. No seda ma väga ei usu, aga selles mõttes, et lennujaamades on, te juba nägite, suuremates lennujaamades ikka neid ise liikuvaid kõnniteid on päris palju. Kaubad ja materjalid taritakse siis linna serval asuvatele terminalidesse, kus nad toimetatakse edasi mööda kanaleid suruõhu abil. Ja see on kõik öeldud tõesti aastal 1964. Miks siis üks tehnoloogia jõuab tooteni ja teine mitte? Sellel on kindlasti omad põhjused ja need tegelikult sõltuvad enamasti mitte ainult tehnoloogiast ennast. Et ülikooli ajal, kuskil 90. aastal lõpus tahkekeha füüsika nagu tunnis ma olen küsinud õpetaja käest, miks vaatamata sellised tugevale IT arengule ei ole füüsikas viimastel aastal midagi tõesti revolutsioonist toimunud. Vastus oli väga põhjalik, pikk, kuid peamine mõte ikkagi sellest järgmises, et iga tehnoloogia lihtsalt vajab aega. Et nii tehnoloogia kui ka inimene peavad olema tegelikult piisavalt küpsed, et nende, ütleme, selline koostöö annaks sellist säravat efekti. Et mõni aeg hiljem ma avastasin enda jaoks sellise Gartneri häibitsükli, mida te kindlasti ka olete nagu ühte või teisel nagu moel nagu näinud. Et see on selline siis inimeste ootuste muutmiste ajas loomustav graafik, mis näitab, kuidas tipnevad kiire populaarsuse kasvu järel paisutatud ootused. Ning kui palju aega võtab tehnoloogia arendamine kuni reaalse kasu saamiseni tootlikkuse platool. Ehk tähendab, siin on sellised nagu staadiumid siin, ütleme, X-teljel olemas, et see on siis nagu tehnoloogia valmidus. Ja Y-teljel on meil siis meie ootused. Enne tootlikkuse platoole saamist läbivad kõik tehnoloogiad paratamatu sellist nagu faasi nagu pettumuste org. Ja ning vähese potentsiaaliga tehnoloogiad tegelikult jäävadki sinna ja teised aga hakkavad läbi mõttevälgatuse ronima mööda kõverat üles ning ühel hetkel jõuavad sinna, kus nendest hakatakse saama tõelist kasu. Millised tehnoloogiad me 2000. aastal kõige rohkem ihkasime? Et ütleme, vaatame seda Gartneri graafikut aastast 2000. Et ma märgistan siin ainult need, millega oleme tänapäeval nii harjunud, et lausa ei kujuta ette, kuidas oli teistmoodi võimalik asju ajada. Juhtmevaba ühendus, seal hulgas Bluetooth. Suure vaevaga leiab täna selliseid kommunikatsiooniseadmeid, mis ei toeta juhtmevaba ühendust. Meil taskus on tegelikult mitu smartkaardi, alates siis pangakaardis, lõppedes ID-kaardiga. Mõnes smartkaardis oleme me jõudnud lausa loobudagi. Et kas te mäletate veel selliseid aegu, kus taksofonid olid veel igal pool ning helistamiseks oli vaja osta sellise kiibiga kaart. Nii nagu Elioni taksofon on silmapiirilt minemas ka XDSL kaabeltehnoloogia, DSL Eestis vist keegi enam ei paku. Nagu siin graafikust näete, oli igale tehnoloogile ennustatud platoole jõudmise aeg. Nii tradita ühendusel kui ka smartkaardile oli ennustatud platoole jõudmiseks 2-5 aastat. Esimesed ID-kaardid anti välja 2002. aastal. Samal ajal umbes siis tekkisid esimesed avalikud Wi-Fid. Nii et selles mõttes graafik toimib. Ma pööraks teie tähelepanu samale graafikule, aga mis on koostatud 2013. aasta juulis. Osade tehnoloogiat tõlkimisega mul tekkisid päris tõsised raskused, sest ühe sõna alla on peidetud nii palju, et ei suuda kirjeldada ka mitme lausega
et igast tehnoloogiast, et eriti nendest, mis on, ütleme, sellise idee veel tasemel, võib rääkida üldse tunde, sest keegi täpselt ei tea, mis nende taha on peidetud. Ma siin üritasin siis märgistada ainult need, mis minu arvamusel ühte või teist moodi võivad mõjutada meie liikumist, harjumusi ning kaupade liikuvust. Et alustame siis nagu sellistest lihtsatest asjadest, et mis tipust mitte väga kaugele jäävad, autonoomsed liiklusvahendid ja mobiilsed robotid. Ühe ja teise tehnoloogia kallal tegeletakse päris usinasti, seda te täna kuulsite ka nagu ettekannetest. Google sõidukitest, mobiilsetest robotitest, manipulaatoritest olete ka kindlasti midagi näinud ka telekast. Kuid mõtleme korraks, mis nende kahe ning näiteks ühe sellise kolmanda keeruliste sündmuste töötlemise tehnoloogia kombinatsioon võib meile tuua. Vastuseks on droide. Inimeste abilisi, kes või mis ühelt poolt täidavad lihtsamat manipuleerimise ülesandeid, teiselt aga toimetavad materjali, inimese ja kaupa ühest kohast teise. Kui me nüüd juurde lisame asjade interneti ning masinavahelise kommunikatsiooni, siis põhimõtteliselt on võimalik droidi juba spetsialiseerida ühele või teisele tegevusele. Droid pesumasin, droid külmik, droid kaupmees ja nii edasi. Kes juhuslikult on näinud Disney multifilmi Wall-E, võib-olla saab natukene paremini aru, millest ma räägin. Tegelikult ka inimene ise ei jää seisma ning hakkab rikastama oma reaalsust, lisades reaalsete keskkonda virtuaalseid asju ning mõeldes välja lahendusi, kuidas ületada keha piiranguid. Ilmselt muutuvad väga populaarseks erinevad kaaskantavad seadmed, mis samaaegselt on ka kasutajaliidesed, kuna just nende abil saab rikastatud reaalsus nautida ning suhelda võõrkeeles räägivate inimestega isegi nende keelt tundmata. Tõsiste ülesannete lahendamise oskus mänguvormis, ehk seal see gamification, mis on päris tipus, muutub juba lähitulevikus väga tähtsaks. Mäng koos ülesannetega, auhindadega, edetabelitega pääseb igale poole. Mäng, tegelikult väga tõenäoline on, et mängimise tehnoloogia tundmine ning oskus mängida muutuvad tulevikus väga tähtsateks ning nõutud teadmisteks. Kõik need tehnoloogiad tegelikult, mis me praegu siin üritasin nagu kuidagi seletada, on ikkagi mõeldud ja arendatud hetkel valitsevate põlvkondade poolt. Kas nad jäävad ellu, sõltub väga palju juba sellest, kui hästi nad on aktsepteeritavad tuleneva põlvkondade poolt. Ning katsume nüüd korra mõelda nendele 5-15 aastastele inimestele, kes 25 aasta pärast hakkavad tehnoloogiat arendama. Ning kes nad on, millised on siis nende tunnused? Digital native, ehk tähendab digitaalse maailma sünnipärane või aborigeen, kuidas tahate, kellel on hästi terav digitaalse tehnoloogialist arusaamine. Ta on sündinud juba mobiiltelefoniga sisuliselt, kes on etniliselt mitmekesine ning globaalselt teadlik, kes on oma loomult multitasking ehk suuteline tegelema mitme asjaga samaaegselt. Ta on praktiseerinud sellist käitumise mudelit aastaid ning ei ole meil põhjust arvata, et see ei kajastu väikese inimese ajus. See on meditsiiniline fakt, tähendab, siin isegi ei tasu vaielda. Ta on kiire info käsitlemisega. Ta drillib tuumani, kasutades selleks linke ning jättes muud detailid kõrvale. Kui me tavaliselt räägime, et me nagu oleme raamatuga tutvunud nagu diagonaalis, siis digitaalse aborigeeni puhul see diagonaalis lugemine tähendab piltlikult öeldes nõelaga raamatu läbi torkamist. Digitaalne inimene on tähelepanelik mitte rohkem kui 10 sekundit. Peale seda on ta läinud. Ta eelistab alati graafikat tekstile ning eelistab mänge tõsisele tööle. Selle tõsise töö all tegelikult ütleme, või selles mõttes, et väike inimene ei hakka vältima tööd, ta lihtsalt soovib töö lõpus kindlasti saada kiitust, kas nüüd tärnikese, ütleme, või siis linnukese näol, mida on võimalik oma profiiliga siduda ning kindlasti teistega jagada. Ta toimub tegelikult palju kiiremini, olles võrguga ühendatud. Ja nii kahju, kui ta seega ei ole, ta rohkem naeratab siis ekraanidele kui inimestele.
Tema jaoks on tähtis olla nutikast, sest see on väga populaarne. Nutikuse all ma ei mõista nüüd sellist just väga suurt tarkust, vaid nagu selliseid teadmisi, mis annavad digitaalsele inimesele võimaluse kiiresti leida adekvaatselt ja vajalikku infot ning lahendada erinevaid ülesandeid reaalajas. Ja seda siis nagu kõike kasutades uusimaid tehnoloogiaid ja nii-öelda vidinaid. Arvestades nüüd sellist baasi, oleks väga päris igav nüüd rääkida sellistest asjadest, liiklusvahendid omavahelist või siis sõiduki ja taristu vahelist kommunikatsioonidest. Loomulikult see on küll tulevik, kui see on siiski lähitulevik, mis ootab meid 5-10 aasta pärast. Tegelikult ta realiseerub juba mõnes osas juba palju kiiremini. Ja üritame siis nagu korra piiluda kardina taha kusagile 50 aasta kaugusele. Et mis seal võib siis juhtuda, siis arvestad nüüd kõike seda räägitud tehnoloogiate arengut. Kas hakkame kauges tulevikus suhtlema seadmetega mõlemale poole arusaadavas keeles, tervitades neid ning jagades ülesandeid, kooskõlastades tegevusi ning valides töörežiime? Kas selleks on tõesti vaja kasutada kaasakantavaid kommunikatsiooniseadmeid? Ma tegelikult selles pildis väga kahtlen. Pigem järgmine mudel. Et kus ükskord juba süsteemiga liitunud seadmed suhtlevad oma vahel ning raporteerivad oma tegevustest teie personaalsele assistendile, mis asub juba kusagil võrgus. No, ütleme niimoodi pilves, kui kellegile rohkem meeldib see termin. Personaalne assistent kannab vajadusel olulist infot teile edasi, kuid enamasti ta saab juba ammu ise hästi hakkama, kuna tunneb või on endale selgeks õppinud teie harjumused ning eelistused. Vajadusel te saate sekkuda protsessi ning asjad ümber seadistada või siis üldse lülitada, ütleme nii-öelda käsitsi režiim ning vanaviisi õhtusööki valmis teha. Selles maailmas suhtleb mitte ainult tehnika oma vahel, vaid ka muud asjad, sealhulgas ka rõivad ning virtuaalsed esemed rikastatud reaalsusest. Kui keegi soovib, pärast võin seletada, mis see tähendab. Selles maailmas on täiesti võimalik olukord, kus teie särk kas otse või siis läbi assistendi annab teada, et ta vajab pesemist ning pesumasin juba teab, et tegemist on valge särgiga ning sätib valge pesemise programmi valmis. Selles tulevikus ei pea muretsema lihtsamate toiduainete eest. Külmikus on alati värske piim ning toiduainete kapis, jälle mingi uus termin, on alati värske sai olemas. Teie personaalne assistent, teades teie eelistusi ning valikuid, on seadistanud külmiku raporteerima olukorrast, kus üks või teine aine hakkab otsa saama ning tellib neid teie poolt määratud kaupluste kettidest juurde. Igal kaupluse ketil on hulgaliselt droide loomulikult, mis toimetavad tellitud kaupa kohale ja seda teevad nad öösiti tavaliselt. Aga päeval nad puhkavad, laadides oma patareid. Selles tulevikus äratuskell teab täpselt, mis kell tuleb teil ärgata, et te jõuaks õigeks ajaks õigesse kohta, arvestades reaalselt liikluse olukorda ja ilmastiku tingimusi. Teie personaalne assistent on sidunud kellaga teie päeviku, kus sihtpunkt ning kellaaeg on selgelt määratud. Kui teie plaanid ei ole vahepeal muutunud, siis teie poolt tellitud liiklumisvahend reserveeritakse lähimisparklas või siis saadetakse teile järele ning teid viiakse teatud sihtpunkti. Vahepeal annab personaalne assistent põhjaliku ülevaate ees ootovast üritusest. Kui teie plaanid on vahepeal siiski muutunud, pole ka hullu. Te võite alati osaleda üritusele üle kandes ennast virtuaalselt sinna, kus te paraku olite lubanud olla. Ütleme nii, et teede maailm lõpeb kohe, kui teleportatsiooni tehnoloogia jõuab kasumlikkuse platoole. Õnneks ei ole praegu ühtegi signaali sellest, et tehnoloogia, mis võimaldaks väga kiiret esemete või inimeste transpordi ühest punktist teise, võib realiseeruda. Samas, see on üks hea uudis, aga halb uudis on ikkagi ka olemas. Kui vaatleme teleportatsiooni kui ühte infoedastusviisidest, siis ma kardan, et 50 aasta pärast ei ole inimestel teedega ning transpordiga sellisel kujul, nagu me seda täna praegu näeme, mingit pistmist. Arvestades tulevate põlvkondade iseloomu ning vajadus digitaliseerida ümbritseva maailma ning vaadates ootuse tipus olevaid tehnoloogiaid, ma kaldun arvama, et juba 25
ütleme, virtuaalne teleportatsioon realiseerub juba 25 aasta pärast. Ning 50 aasta pärast inimene täidab oma juba järgmist suurt soovi, et olla 2 kohas korraga, samaaegselt. Loomulikult virtuaalsel kujul, siis aga füüsiliselt aga koju jäädes. Siin koha peal sooviks ma lõpetada. Olgem positiivsed, naeratame rohkem üksteisele ja siis ning vähem ekraanidele. Nii või teisiti jäävad ennustused enamasti ainult ennustuseks. Tänan. Suur tänu, Stanislav!